kus sa osaled Eesti Laulu konkursile. Räägi, kuidas sul ettevalmistused lähevad? Ettevalmistused lähevad väga hoogsalt. No praegu hetkeseisuga on vähem kui 2 nädalat aega poolfinaalini ja ettevalmistused lähevad ikkagi, et siin eile näiteks oli mul proov kella 9 õhtul kuni poole 1-ni öösel, mitte päeval, öösel. Sest ka tantsijad tegelikult on, osaliselt on keegi näitleja veel teatris kuskil, siis on, töötavad lihtsalt muudel kohtadel ja et see on nagu selline aeg, kui nemad saavad selles mõttes. Aga ma mõtlengi, et see on see periood kõik ja et selle lavashow ja sellega oli ka huvitav lugu, et see, ma ise mõtlesin mingi lavashow välja või nii-öelda mis see ideeliselt võiks olla, mis seljas võiks olla, mis võiks juhtuda. Siis toimus lavashow koosolek ja kuulati istus mul nagu 5 meest, istus seal vastas kõik teispool lauda, kuulasid mu idee ära ja siis ütlesid, jah, aga mine nüüd koju ja mõtle nüüd midagi paremat välja. Nii. ja siis, kui see on nagu tol momendil sul ei tule mitte midagi pähe, et sa mõtledki, ootad nagu mida? Et sa aastast oled mõelnud siin igast asjad välja, aga et see, kui sa öeldakse, et aga ei, mõtle midagi muud välja, see on nagu, tundub nagu, et kohe ei tulegi ja midagi, et mis asja nagu, mida? Ja siis tegelikult mul tekkis kohe idee, siis tegelikult ikkagi näed, tekkis idee, et ma olen tahtnud kogu aeg Ingmar Jõelaga koos töötada, ta on koreograaf, ta on lavastaja, näitleja, et mul ei ole nagu, mul väga olen imetlenud tema töid ja tema tööd paistavad silma ja siis ma nagu nägin, et küsisin, kas tema saaks mind aidata sellega, et mul on vaja kunstilist juhti, kes kogu asja haldaks, kes näeks seda lõppvisiooni ja kuna meie huvitavale ajale, kui teatris saavad inimesed vähem käia, tollel hetkel olid üldse teatrid kinni, praegu nad on nagu lahti, aga ütleski, et tänu sellele ta saab ikkagi lüüa minuga punti ja me alustasime koostööd ja mul on selle üle nagu ääretult hea meel, et tegelikult ongi see esmalt sul küll öeldakse, et kuule mine nüüd koju, mõtle midagi paremat, aga tegelikult ma sain ikkagi nii-öelda mingi impulsi ja mingi võimaluse, et ma sain nüüd koostööd temaga teha ja ma nii naudin seda protsessi, tegelikult isegi jah, kui see proov on meil seal öösel ja tegelikult ma magan tavaliselt sellel ajal, siis ma mõtlengi, et see on hetkeline, see on see periood nagu ja ma saan hästi palju nii-öelda hingetoitu sellest, et kui see inimene mind nii inspireerib ja ma näen, kuidas ta töötab juba see vaatamine minu arust nii lahe ja nii äge, et näed, kuidas tal need ideed seal päevast tulevad või keerlevad ja kuidas ja ma isegi ei saa mõtledki, et kust kohast ta võtab neid, kust kohast need tulevad, et see on nagu nii lahe ja äge, seda on super kuulda, et sul kõik sujub ja juba varsti me siis näeme sind Eesti Laulu konkursil esinemas. Jaa.